ja ikka jätkuvalt Turu jõulutrallil iga neljapäevast kuni laupäevani terve detsember otsa. Rene, minu nimi Turu juhataja ja koos Priiduga täna siis hakkame kõvasti kokkama. Priit. Nii, Rene, ja minul on Eesti rahva vanasõna, et ega ühe naeri järgi keldrisse minna, et siin on täiesti vapustav ja imeline lambaliha, et teeme ka täna õhtu ühe lambakintsu veel juurde. Samas, mida ma veel tahan sinna öelda, et vasika liha on suurepärane, et kindlasti tasub külastada Ülle lihaletti. Ja erilised pakkumised on just jõulutralli aeg, need tulge käige Turuhoonest läbi. Ja Turuhoone jõulutrall jätkub siin minu juures kodus piltilusa Muraküla metsade ja mägede vahel. Priit, minu paremal käel, vana grillispetsialist ja tänane siis küpsetaja, maitsestaja ja meie nii-öelda peakokk. Ja Eiko, meie enda Turu haldusjuht, nende meeste kätte vahel tuleb täna maailma parimad road ja nii on. Järgmiseks roaks meil on siis Ülle juurest võetud lambakints. Vaatame, kus me vaatasime täna hommikul ilus valik vasikaliha, lambaliha ja nii edasi. Et lähme siis lambakintsu juurde. Tahaks täpsustada, Tartu Turu pealt üle. Just. Nii, lambakints. No, pole kaunimat kintsu tükk aega näinud. Kints on tõesti ilus. Hakkame kõigepealt pihta sellise asjaga, tegin süstimisvedelikku. Seda ei pea tegema, aga mina soovitan seda igal juhul teha, sest et sellisel juhul tuleb lammas, tuleb seest mahlasem, küpseb paremini, ühtlasemalt, mida iganes. Nii, ega siin polegi muud kui sõidame minema. Nii, ja niimoodi me siis teda siin süstime. Nii, süstimine tehtud. Et samamoodi lamba natukene teen õliga kokku ja kasutan sellist asja nagu lamba maitseaine. Tegelikult maitseaine poodides igal pool täiesti saadav. No nii, rahvas. Lambakints, mida siin maitsesime hommikupoole, on seisnud 4 tundi või enam, on maitsestanud. Väljas on super ilm, ei tuulte mitte midagi, vaikus. Ja paneme lambaahju, paneme seekord Kamadosse, teeme väljas, teeme barbecued. Kamados sellepärast, et liha saab siin ühtlasema, temperatuur on ühtlasem, stabiilsem ja tuleb ka natuke suitsumekki juurde. Kindlasti ahjus kasutan kuumuse jagajat ja temperatuuriks proovime hoida siis kuskil 150, mitte väga palju rohkem. Nii, paneme selle kintsu siia sisse ära. Kaan kinni ja siis mina selle enda Kamado juures vaatan siin üks 50 minuti jooksul, et saavutan temperatuuri ära ja siis võib rahulikult tuppa soe minna. Mõnus õhkkond, väljas küpsetamine, hea sõbraga koos, see on ideaalne, Ja eriti kui ahjus on veel Turult pärit lambakints, siis on veel eriti hea. Ja hetkel teeme kohe kaane lahti ja natuke pritsime õunamahlaga kodusega. Kodune õunamahl muides ka Turul täitsa saadaval. Ja mõõdame sisetemperatuuri ära. Aga nii, vaatame, mis siis temperatuur on. Kohe tuleb tohutu toss. Nii, ja soovitud temperatuur, mis meil lambal võiks olla, on 83, 85. Jaa, praegu on kõik väga hästi. Nii et 1 tund 1,5 minna veel umbes. Jaa, mitte rohkem. Aga nüüd siis pritsin õunamahlaga üle, et see annab mõnusalt seda natuke karamelli, magusust, hapukust annab peale ja loomulikult ka niiskust. Ja ma ei ole selles mõttes ei keera ka, ma ei ole kordagi lambakintsu keeranud, et nii nagu ta ahju sai, sama asendite peal ta on. Lammas on ahjus olnud 3,5 tundi on ju, Priit? No täpselt oli kuskil 3,20 äkki, jah. Super lahe, vaatame temperatuuri ära, võtame lamba välja, paneme siia fooliumi sisse. Palju on? Siit oli selline 81. Super lahe, nii et täna tuleb ideaalne Ülle lammas, Ülle lihaletis Turuhoonest, Ülle lammas, lambakints. Nii. Paneme vooliumisse puhkama ja nii, natuke siis tõmbame vooliumit kokku poole ja siis järgmine jõuluime. Panen natuke koolat peale, tekivad sellised mõnusad mahlad siia ja et ta saaks ka auru, millega nagu seda asja tehnelat teha. Siis saab kohe suurema kondi suppi sisse. Esimene on meil ka peo peale meil endur. Nagu sa ütlesid, maailma parim meeskond. Nagu on ju maitsev? Täiesti hea.